ma loen täna kõigepealt Rooma kirja 13. peatükist ühe salmi ja see on 13:7. täitke kõigi vastu oma kohustused, maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust ja au kellele au. Ei hakka täna eriti ma nendest maksudest rääkima ja tollirahadest rääkima, aga selle salmi see lõpuosa, kellele kartust ja kellele au. No kellele see kartus peab kuuluma ja kellele au peab kuuluma? No põhimõtteliselt on see nii, et need mõlemad tegelikult peavad kuuluma Jumalale. Ja ma loengi siin kohe neid erinevaid selliseid piiblisalme veel juurde, et nagu alust rajada sellele sõnale ja mõttele, mis on. Ma võtan prohvet Jesaja raamatu 8. peatüki salmid 12 ja 13. Ja seal on öeldud nõnda: ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks. Ja ärge kartke, mida tema kardab. Ja ärge tundke hirmu. Vaata, rahvastel on tegelikult omad sellised hirmud ja on kartused ja samuti, no ütleme, nende vandenõude koha pealt on niimoodi, et et vahest naerdakse välja neid, et kellel on need vandenõuteooriad. Tegelikult vandenõud on siin selles maailmas täitsa olemas, nii et seda ei saa eitada, et neid ei ole olemas ja vahest need, kes neid teevad, need püüavad siis naeruvääristada ja peita justkui neid asju, et neid justkui olemas ei ole. Aga on kindlasti ka täiesti selliseid asjatuid ja valesid kartusid ja asju, mis on, ja sellepärast on ka prohveti poolt öeldud sedasi, et ärge nimetage vandenõuks kõike. Sellepärast, et osad asjad on ikkagi üle võlli läinud ka, kus inimesed mõtlevad ise palju juurde, mida see rahvas vahest nimetab nendeks asjadeks. Ja siis on nimetatud seda, et ärge kartke ja ärge tundke nende asjade esirmu. Aga nüüd prohvet paneb asja paika, järgmise salmiga ütleb sedasi: pidage pühaks vägede issandat ja see olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm. Nüüd on nii, et siin on kahe sõnaga lausa öeldud, et kartus ja hirm peab olema. Sealt Rooma kirjast me lugesime samuti, et seal oli seda aust oli juttu ja sellest kartusest oli juttu, et kartke issandat. See oli täiesti see foobos, need foobiad. Ja sellepärast, kallid, meil jumala rahvana peab olema see üks hea foobia ja see on see jumala kartuse foobia. Meie kardame issandat, see on tegelikult see austuse küsimus. Vaata, usuelus on niimoodi, et minul ka aastad on läinud ja aastate jooksul nagu juba hakkad nagu selliseid kokkuvõtteid tegema. Ja mäletan nagu sellisest nagu lapsepõlvest pihta nagu teatuid suhtumisi. Põhimõtteliselt oli nii, et lapsepõlves oli, kui käisin jumala kojas, tegelikult jumala kartus oli üsna suur. Jumalat austati. Ega me kogudustes jumalat selliseks issiks ei kutsutud. See isitamine tuli siin hilisemal ajal, kus tegelikult hakati, ütleme, võib-olla selliselt, natuke isegi familiaarselt jumalaga suhtlema. Ja sellepärast ei kallid, jumal on tõesti messi. Vaata, kui ma täna algan nagu selle mõttega, ma toon ühe sellise selgitava näite oma lapsepõlvest. See oli alla kooli aeg minu elus, olime elamas siis sellel ajal Mooste palvelas, isa oli seal karjaseks sellel ajal. Ja mina ühel päeval istun seal tema süles ja räägin sellist juttu, ütlen sedasi, et tead, isa, et Kohilas on üks väga kole kuri mees, Aru Ants. Mul on see mehe nimi ka meeles. Ta oli teises maailmasõjas ühe jala kaotanud, tal oli üks jalg, oli puujalg, käis kepiga seal ja oma puujalaga tonks ja tonks, käis selle laste mänguplatsi peal meid korrale kutsumas, kui me kiikusime ja karusselliga seal siis sõitsime ja ütleme, et oli seal. Tal oli selline kõva ja räme hääl ja siis, kui ta seal vahepeal siis rögatas, siis meile tundus see, et see on üks väga kuri mees. Aga nüüd muidugi, kui mina sellise versiooni seal välja panin, et Kohilas on üks veel kurjem kui meie isa, siis tegelikult see pani minu isa kui ema väga tegelikult muigama. Ise istud seal süles ja räägid, et isa on kuri ja aga kuskil on veel õnneks kuskil keegi kurjem, et see kõige kurjem ja hullem ei olegi, tead, eks, ja selliselt. Ja kallid, nii see ongi tegelikult. Ja vaata, kuidas see on, et mina ütlen, et see oli, põhimõtteliselt oli see lapse tegelikult austus oma isa koha pealt. Sülle läksin, aga austasin ka. Tema sellist, ütleme sellist korrale kutsumist ja tema valjust ja sellist otsekohesust ja mis iganes, ütleme, et ma seda kogesin, et see on täiesti olemas. Ja sellepärast täna, kallid, ma tahan rääkida just Jumala austusest. See on üks meie
kohustustest, kõik kohustused tuleb täita. Ma kuulasin siin ühte seda Jeremy Nelsoni jutlust, mida ta hiljuti pidas seal, kui see konverents oli seal Saksamaal, siis koos Andrei Zapovaloviga oli tema ka seal üks, see on Andrei sõber seal, siis olid seal kuulutamas ja rääkimas ja tema rääkis ka just jumala austusest. No ta rääkis nagu selle mõtte kaudu, et vaata, kui Jeesus läheb oma kodupaika, see Mattiuse 13 ja kodupaigas öeldakse, no kuule, me teame ta vendasid, me teame ta õdesid, ema on tal Maarja ja tead, ja võtsid niimoodi kuidagi väga uskmatult teda ja isegi põlates tegelikult Jeesus seal vastu. Sellepärast, et liiga tuttav oli. Ja selle suhtumisega teate, mida tegelikult saavutati? Saavutati see, et Jeesus sai väga pisut seal tegelikult aidata ja teha midagi. Sest usku ei olnud ja lihtsalt sellega nagu suleti. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et see kartus ja austuse jutt, mida me täna räägime, see on selleks, et tegelikult meile jumala õnnistused võiksid olla avatud. Ja sellepärast on see nii, et jumal paneb tegelikult tähele, milliselt meie tuleme. Vaatan, et variser ja see, ütleme, tölner, kui nad tulevad palvele, siis ju juhtub nagu selline moment, et üks räägib oma õigusest ja tegelikult, ta ei saa õigeks mõistmist Jumala käest. Ta on nagu see negatiivne näide selles Jeesuse poolt räägitud loos. Ja teine, kes ütleb, et ole mulle vaesele patusele armuline, see läheb õigeks mõistetuna. Ja sellepärast, kallid, olgu see täna nõnda, et me nagu mööda ei paneks selle asjaga. Sellepärast, et Jumal ei oota sedasi, et me täna tuleksime lihtsalt ennast näitama ja siin särama ja nagu seda oma õigust nagu esitama, vaid Jumal ootab sedasi, et meie tuleksime teda tegelikult austama ja teda tänama ja teda kiitma ja teda ülistama ja sellepärast see on tegelikult väga suur õnnistuse võti meie kõikide jaoks. Nii, nagu ütlesin, et mõned sellised paika panevad ja alust panevad kohad loen veel, ma võtan ka Jakobuse kirja, see on Jeesuse venna poolt kirjutatud kiri, Jakobuse 4:12. Ja seal on selline väga oluline ütlemine ka. Ainult üks on seadusandja ja kohtunik, tema, kes võib nii päästa kui hukata. Aga kes oled sina, et sa ligemise siis arvustaja oled, on see nagu see seal mõte. Ja sellepärast, kallid, vaata, väga keskse koha tegelikult saab meie issand Jumal. Ja veel üks koht, mida loen, on Mattiuse 10. Seal on, kus Jeesus, kui ta läkitab seal oma neid jüngreid välja, ja siis tal on seal igasugu häid õpetusi ja üks on nendest, kus ta õpetab, et keda tuleb tegelikult karta. Ja sellepärast täna näed, õpime seda, kuidas issand on öelnud. Ma loen siit kohe, millisest salmist. Loeme ikkagi 28, 10:28 ja kuni seal 31. Seal on räägitud inimeste keskele minekust ja ta ütleb, et ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei suuda tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Sellepärast, kallid, saage sellest asjast aru, et siin ei ole jutt kuradist. Kurat on ise karistusalune ja kurat ei ole mitte kellegi põrgusse saatja. Teda on ise sinna saadetud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma usun sedasi, paljudel inimestel on see asi nagu sassis, nendel on niisugune tunne, et nagu kurat on mingisugune põrguperemees ja ei tead, Jumal on kõikjal peremees. Ja sellepärast on see nii, et siin ei tohi meil mitte sugugi nagu sassi minna nende asjadega. See on lihtsalt Jumala poolt loodud karistuse paik. Ja sellepärast on see nii, et ta ütleb, et siin Jeesus ütleb väga selgelt, et ärge kartke neid, kes lihtsalt su ihu võivad tappa, aga kes hinge ja ütleme, ei saa puudutada. Aga kartke seda, kes nii hinge kui ihu võib põrgus hukata. Eks 2 varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata, aga teie juuksekarvatki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke, sest te olete palju enam väärt kui palju varblasi. Ja sellepärast, kallid, näed täna, kui tuleme selliste mõtete juurde, et kuidas nagu olla õieti Jumala ees, et kuidas mõista, kuidas karta, et nagu alguses lugesime, et kõikide vastu kohustused tuleb täita. Täitke kõik kohustused. No nüüd korraks mõtleme, mis kohustused on? Oled ema, on kohustus lapsi kasvatada. Oled isa,
on kohustus lapsi kasvatada. oled abikaasa, on abikaasa ees kohustused. oled tööinimene kuskil, on kohustused, on seal. ütleme, et kõikjal, ütleme, põhimõtteliselt on. ja see on ka Kristuse ihus tegelikult, kuhu meid Jumal on liitnud. meil on ka seal tegelikult on oma koht, on oma roll, mida me tegelikult tegema peame. mitte keegi ei tohi tegelikult seda meie rolli väiksemaks teha ja seda kuidagi nagu takistada ja maha kiskuda, sellepärast et ma mõtlen seda ka, mis me just ka Kristuse ihus peame tegema, et me saaksime selle nõnda teha, nagu issand tahab. sest üks on tegelikult, on pea ja tema tegelikult peab korraldama ja iga ihuliige peab tegelikult alluma peale. mitte kuskile mujale ja sellepärast on see nii, et oleme nagu selle koha pealt täiesti tegelikult valvel. Ja siis on niimoodi, et on veel, ütleme, kuningad siin selles maailmas, eks, ja ütleme, et ülemad ja vürstid. Ja selle koha pealt ka panen praegusel hetkel nagu kohe ühe mõtte maha. See on üks keerulisemaid teemasid. Kui on head valitsejad, no siis on lihtne tegelikult nendel alistuda. Kui on halvad valitsejad ja kui nad teevad valesti, ka siis tegelikult peab hakkama saama. Ja nüüd ma võtan veel Vanast Testamendist, võtan seal teisest Moosese raamatust 22-27, kus on, ütleme, selles lõigus on mitmed väga erinevad õpetused ja asjad, aga üks selline ütlemine on nii, et sa ei tohi needa Jumalat ja sajatada oma rahva vürsti. No et nii Jumala suunal kui ka siis ka just ka juhtide suunal ei tohi alandada, ei tohi pilgata, needa, no ütleme ka just see sajatamise koha pealt tuleb ütelda seda nagu lahti praegusel hetkel, mis puudutab juhtide koha pealt. Ja teate, kui palju tegelikult see maailm eksib. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et juhtide koha pealt nalja teha, karikatuure joonistada, kõiki neid asju teha, Jumala sõna ütleb, et neid asju tegelikult teha ei tohi. Ja sellepärast lihtsalt peame neid nõuandeid meeles. Koguja raamatu 10:20 on ka selline omamoodi ütlemine on veel, millele tähelepanu juhin. Ja Koguja raamatus on selline ütlemine, et oma südames isegi ei tohi neid asju nagu lubada. Isegi mõttes ära sajata kuningat ja oma magamiskambris ära sajata rikast, sest taevalind viib hääle välja ja tiivuline teatab loost. Ja sellepärast on nii, et vaata, kuidas kuningas Salomon ütleb sedasi, et isegi need meie mõtted ja asjad, need nagu levivad, need tegelikult mõjutavad. Ja kallid, sellepärast on see niimoodi, et näiteks me oleme jumalateenistusel on koos. Täna on praegusel hetkel, ma ütlen, ma kogen sedasi, et siin niisugused vastumõtteid ei ole. Sest et sellega hakkad võitlema, sest et kui vaimses maailmas keegi saadab vastu mõtte, siis see tiivuline teatab. See on kohe niimoodi, sa tunned ära sedasi, et siin läheb võitluseks. Praegu ma näen sedasi, et ma võideldes rääkima ei pea. Sellepärast, et lihtsalt on selline vastuvõtt, et keegi vastu ei jää. Ja see on lihtsalt nii, ütleme, vaimne asi. Ja mida me saame ise ka tegelikult väga hästi ka vahest kogeda. Ja sellepärast, ja kallid, isegi sellepärast meie mõtted, võtame kuulekuse alla Kristuse sõna kuulelikkusse. Ja siin on öeldud sedasi, et kuningat ja rikast. No rikaste koha pealt, kuidas on lugu? Vaata, revolutsioonidesse tõmmatakse tavaliselt ju kaasa inimesi neid, et need on, kes rikkad, et tõmbame nende, kes selle ära, et nad on valesti selle saanud ja toimub nagu selline lugu. Aga me näeme, et kuningas Salomon, kui ta seda ütleb sedasi, tema ei olnud valesti rikkust saanud. Tal oli Jumala tarkus, tal oli õnnistus ja sellepärast on niimoodi, et meil võib tegelikult vahest sassi minna. Ja selle asjaga lugu, et miks keegi on õnnistatud. Las Jumal ise jagab nende rikastega. Kellel on see ülekohtuselt, küll ta tema käest selle ära võtab. Ja kellel on see õigusega, siis tema käest seda ei võeta ära. Ja sellepärast on see nii, et me näeme sedasi, et pannakse nagu inimesed sellisesse positsiooni, et ärge teie nendes asjades tegelikult nagu sekkuge. Peetrus oma kirjas ütleb ka nagu sedasama teemat, ütleb, et austage kõiki. Ütleb, et austage kõiki. Armastage vendi, see on 1. Peetruse 2:17. Ja kartke Jumalat ja austage kuningat. Ja sellepärast, kallid, ma täna tahaks, et nagu mingid asjad saaksid meile nagu mingil moel nagu kuidagi korda, et sellest tuleks meile tegelikult nagu sellist õnnistust ja abi, et mis meid aitaks meie elus, mida me praegusel hetkel oleme elamas. Vaata, Danieli raamat, issandes olles, kui siin olin ühel hommikul, eilsel hommikul nähtavasti, siis sain need mõtted, mida olen kirja pannud, hakkan nüüd neid just otsesemalt jagama. Vaata, Danieli raamat on üks selline huvitav raamat, kust me saame õppida austust. Vaata, lugu on selles,
rahvas viiakse Paabeli vangipõlve, Daniel ja ta sõbrad ja kõik, kes sinna viiakse, nad on nüüd äkki on nagu sellises olukorras, kuhu nad on sattunud oma rahva elu tõttu, pattude tõttu ja pääsu ei olnud sellest Paabeli vangistusest ja nad pidid sinna tegelikult minema. Ja nüüd tuleb seal elada ja seal tuleb kuidagi käituda. Ja sealt on väga huvitav on nagu seda näha, et nad käituvad tegelikult nendes olukordades väga eeskujulikult ja väga hästi. Ma teen Danieli raamatu lahti, lihtsalt juhin tähelepanu mõnele kohale. Ja esimeses peatükis on juba see moment, kui Daniel seal on, võiks ütelda, nad on oma esimeste söögikordade juures. Need esimesed söögikorrad jäävad kindlasti väga meelde, kui sa oled äkki seal ühes niisuguses uues olukorras, siis ja kuidas sa siis sööma hakkad. Mina mäletan ka, kui ma Moskvas esimest korda sõjaväes sööma läksin, esimene sõjaväesöök, teised olid juba olnud seal, mina ei tea, võib-olla 10 päeva või palju need olid olnud, ma kuidagi hiljem jõudsime ühe grupiga sinna kohale, meid liideti sinna väeosa juurde, teised olid näljased ja harjunud juba sööma ja läksid nagu ragin kallal, mul polnud kõhtki tühid, et lähen sinna natuke, panin talraku peale ja võtsin 3 suhkrutükki, üks käratab üle laua, 5 peab võtma, 5 suhkrutükki peab võtma, mõtlesin, no jama küll, et 5 peab võtma, siis 5 tuleb võtta. Tead, hiljem oli kõiki neid 5 vaja, sest et kui endal ka juba nälg kätte tuli, siis oli nii, et kõik läks alla, eks. Aga see esimene jäi nagu kuidagi nagu väga meelde. Teised sõid kiiresti, teadsid, et varsti öeldakse püsti ja välja ja kellel pooleli jäigi pooleli, tead, eks. Ja sellepärast pidid nagu õppima seda. Aga vaata, nendel oli selline lugu. Daniel, kui ta on seal siis ta otsustas oma südames 1.8, et ennast mitte rüvetada kuningaroaga ja tema joodava veiniga ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada ja Daniel leidis tegelikult armu siis selle ja eldust selle ülemteenri ees. Ja nad taotlevad endale selle eraldi menüü, aga ta teeb seda tegelikult väga viisakalt. Ta ütleb, teate, see on mures, et äkki tead, kui te nüüd head toitu ei saa, et te lugu on viletsam ja minul tuleb probleem, et ma ei ole teid hästi toitnud ja sellepärast, aga Daniel ütleb, et teeme proovi 10 päeva ja sina kontrollid üle, et kas meiega on kõik hästi ja see on täielik selline austus, kuidas ta oskab nagu seda olukorda lahendada. Ja sellepärast meil on siit õppida. Me elame selle maailma keskel ja meil peab olema tegelikult seda austust ja tarkust. Võtame Danieli veel teise loo. Kui Daniel on ühel päeval visatud lõvide auku ja siis on niimoodi, et ütleme see keeld, et ei tohi kellegilt muult paluda 30 päeva jooksul kui ainult kuningalt. Daniel seda keeldu täitma ei hakka, sellepärast, et ta tahab ikka Jumalat paluda ja sellest ta ei loobu. Ja selle tulemusel on siis koht otsust alla, et ta peab sinna lõvide auku lendama. Aga nüüd, kui isegi see periood saab mööda, kuningas ise ka ju tegelikult ei tahtnud sinna Danieli visata, aga see intriig oli selline, et ta sellest pääsu ei olnud ja ta pidi seda tegema. Aga kui nüüd Daniel esimesed sõnad ütleb pärast, see on 6.22, Daniel kõneles kuningaga, kuningas elagu igavesti. Vaata, see on selline, soovis talle igavest elu. Keegi me siin maa peal ei ela, see on täitsa selge. Aga mõtleme niimoodi, et ta ilusasti soovis, et kuningas oleks ka kord ikkagi Jumala riigis oleks olemas, et kuningas elagu ka igavesti, et ma tahan sinuga seal ka koos olla. Ja selliselt pöördub tema poole, selle poole, kes on tegelikult sinu visanud sinna lõvide auku. Ja siis ta räägib, kuidas Jumal teda aitas, kuidas Jumal oma ingli läkitas ja sulges nende lõvide suud ja lihtsalt käitub nagu selliselt. Samamoodi nüüd ütleme need Danieli sõbrad, sellel korral nagu Daniel ise nende kambas nagu ei ole, on kui see moment on, kui nad peavad seda ütleme, kuldkuju kummardama, mida ühtäkki nõutakse, Sadrak, Mesak ja Abednego. See on siis 3. peatüki 16. salmist. Siis nad vastavad kuningale niimoodi, Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, kuningas. Aga kui mitte, olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mis oled lasknud püstitada. Siin oli keeldumine, ütleme kuninga käsule. Aga see oli ka viisakas tegelikult keeldumine. Ja sellepärast, ja see ei olnud selline ülbe, et igal juhul meie Jumal on suurem ja päästab ära. Ütleb, päästab, ei päästa. Aga meie seda tegelikult teha ei saa, et me kummardaksime seda sinu kuldkuju ja oleme valmis seda karistust vastu võtma sinna ahju lendama, kui see nõnda peab olema. Tegid austavalt ja tegid kindlalt tegelikult selle oma otsuse. Ja kallid, nüüd on nii, vaata, mida me saame õppida Danieli raamatust. Me võime Danieli raamatust õppida, ütleme, et osad uurivad Danieli raamatust, ma olen ka mõne korra nagu proovinud neid viimaseid peatükke lugeda, et mis ja kuidas ja millal hakkab juhtuma. Tead,
ega eriti hästi välja ei tule. Sellepärast, et kuidagi nagu leiad sinna, takerdud sinna sellesse rägastikku, et ei saa aru, kuidas need kuningad tõusevad ja kuidas need langevad ja mis nendega kõikide juhtub. Aga teate, mida Danieli raamatus saab väga lihtsalt õppida? Vaata, sealt saab õppida käitumist. Nagu nendest lugudest, mis me praegusel hetkel õppisime. Meil on eelkõige on vaja seda. Daniel elas väga mitme kuninga ja valitseja all, aga ta käitumine oli tegelikult kõikide jaoks oli austav. Ka meie elus on ju tegelikult on niimoodi, et riigikorrad on muutunud. Oleme elanud nõukogude ajal, oleme praeguses ajas ja ütleme, et erinevad perioodid on olnud. Ja sellepärast on see niimoodi, aga me peame tegelikult nendes erinevates olukordades oskama käituda. Ja alati jääb kehtima, jumalat tuleb austada, vaata, kuningas jääb oma koha peale, eks. Rääkimata sellest, ütleme, et inimesed on meie ümber, sellepärast, et ligemest tuleb armastada, austage kõiki, nii nagu Peetrus ütles. Ja põhimõtteliselt on see, ütleme, see austuse jutt täna, nagu mida ma nagu räägin, ja selle kohuse nagu täitmine, see on nagu üks osa tegelikult armastusest. Sest armastus on käsu täitmine, sealt saab nagu selliselt. Aga minu meelest on niimoodi, et kui me lihtsalt armastusest räägime, siis jääb nagu see üks sektor kuskile nagu ajub ära. Sellepärast, et vaata, armastus on selline natukese nagu pimestav ja pime, võiks ütelda mingis mõttes ja nagu me inimestena vahest nagu mõistame. Aga kui praegusel hetkel nagu rõhutada nagu seda külge, et kuidas austusega tegelikult tuleb Jumal ette tulla. Kuidas, ütleme austusega, võtame kuninganna Esteri raamatu. Ester, kui ta läheb kuninga ette kutsumata, siis ta teab sedasi, et kui kuningas oma seda kuldkeppi ei tõsta tema poole, siis on surm. Aga ma lähen. Aga ta läheb, tal on vajadus oma rahva päästmiseks. Ta läheb austusega tegelikult ja ta läheb tegelikult oma elu hinnaga. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kindlasti on see niimoodi, et kuningas ka mõistab, et kuule, siin on midagi väga tähtsat, et kui elu pannakse tegelikult mängu, et ma tulen, tähendab, mul peab olema mingisugune ikka väga tugev vajadus ja probleem, mille pärast ma praegusel hetkel tulen. Ja see paneb nagu mõtlema. Ja tookord on niimoodi, et Ester oli väga kena ja kena kuninganna ja kuningas oma kuldkepiga näitab ja teda ei lööda maha. Muidu sulased oleksid kohe ta kõrvaldanud, üks ta puha, kes tuleb. Armu ei anta. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me võime nagu õppida seda, et vaata, see austuse küsimus on tegelikult tugev võti. Ja sellepärast on see nii, et ega selles alati ei ole nagu kerge, millest sa pead nagu läbi minema, aga teisiti tegelikult ka meie siin elust ei tohi nagu hakkama ka saada. Ja me ei saa olukordasid ümberringi muuta. Me ei saa, me võib-olla tahaksime seda maailma muuta palju rohkem, ütleme, et tegeleme vahest võib-olla nende asjadega, selle maailma muutmisega. Aga Jumala sõna õpetab sedasi, et keda saad kõige rohkem muuta, kui sa enda muutmisega hakkama saad, on hästi. Ja kõige parem enda muutmine on meeleparandus. Ja sellepärast, kallid, meeleparandus on kõige parem asi, mis üldse teha saab, mis kõige rohkem tegelikult Jumalale üldiselt meeldib ja sellepärast on niimoodi, et ja see muudab kiiresti tegelikult sinu elus asju. Kui sa tahad, et kiiresti su elus tulevad muutused, siis kasuta meeleparandust. Ja sellepärast, et see on kõige lühem tee, võiks ütelda. See on niimoodi, et kui Joona kuulutab Ninevel, et veel 40 päeva tuleb hukatus ja see linn hävib, parandatakse meelt kuningaga eesotsas, kõik on meeleparanduses ja see tegelikult jääb ära. Ja sellepärast on see niimoodi. Ja sest, et Jumal paneb seda tegelikult tähele, ükstapuha, kes parandab meelt, ta kohe tegelikult reageerib selle peale. Ma olen ikka nagu mõelnud sedasi, et kui kuningas Ahab pärast seda Naaboti Viinamäe tegelikult alatut röövimist, mida nad oma koos naisega korda saadavad, tapavad ära Naaboti ja laimavad ja valetavad ja kõik valed asjad on mängus ja siis on niimoodi, prohvet tuleb ja sekkub selles asjas. Ja kui ta räägib selle tõe Ahabile näkku, siis Ahab käristab oma riided lõhki ja parandab meelt. Ja Jumal võtab selle meeleparanduse vastu. Ja ongi nagu selle, ütleb, võtan selle praegusel hetkel vastu ja lihtsalt kiitus Jumalale, et meil on selline Jumal. Ja sellepärast on see nii, et üks mees kunagi siin Karja tänaval, kes ütles, ma olen siuke patukott, et ma ütlesin, tule kogudusse, ma olen siuke patukott, et kuidas ma siia tulen, eks. Aga ei ole üldse tähtis, kui see patukott parandab meelt, siis tegelikult Jumal kohe tegelikult on ennast muutmas oma otsuses ka ja 386 lehekülg, ma teen lahti lihtsalt oma lehekülje järgi selle koha. Ta on lugeda esimese kuningate 21 ja 27 kuni 29. Aga kui Ahab siis kuulis neid prohveti käest neid sõnu, mis teda süüdi mõistsid, seal olid kõik surmaotsused talle ja tema järeltulijatele ja ka Iisabelile ja ütleme, seal kohutav lugu, mida ta kuulma pidi. Aga kui ta neid kuulis, neid sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki. Pani kotiriide ümber ihu ja paastus ja magas kotiriides ja käis tasahilju.
ja siis tispeslasele Eiliale tuli issanda sõna, kes ütles, kas sa oled näinud, kuidas Ahab on ennast alandanud minu ees? Sellepärast, et ta on ennast alandanud minu ees, ei saada ma temale õnnetust tema päevil, saadan tema soole õnnetuse ta poja päevil. Ja hoobilt on tegelikult on nagu selline jumala otsus ja muutus. See oli kuningas Hiskja elus, kes tegelikult hakkas tõsiselt palvetama ja lasi pisaraid seal, kui talle öeldi sedasi, et sa pead ära surema. Ma ei soovita seda, mina ütlen sedasi, ma ei soovita sulle, et kui sul tuleb jumala käest see teadmine sedasi, et sa pead igavikku minema, et sa neid pisaraid hakkad laskma, et ma tahaks veel juurde saada. Tahan uskuda sedasi, et jumal kutsub meid kõiki õigel ajal. Ja sellepärast, aga ütleme, kuningas Hiskja selle oma palvega tegelikult saab need 15 aastat tegelikult lisaks, sest et ega kuningale ju see sõnum, mis prohveti käest tuli, et ega see mingi naljasõnum ei olnud. Jesaja tuli seda ütlema, et kuule, et see oma elu oma asjad kordada, sa pead surema. No kui sa saad sellise sõnumi, Hiskja sai need 15 aastat juurde, aga ta sai, ütleme sellise oma palve peale, vaata, palved on tegelikult on väga tugevad asjad. Ja vaata, need palved ei saa olla sellised, nagu proovime. Sest et osad inimesed on niimoodi, et lihtsalt teevad neid palveid nagu prooviks, et proovin siia ja osad panevad igale poole palvesoovid ja umbes, et nagu see peaks nagu olema selline. Tead, ei ole vaja ka, ma ütlen, igale poole panna, kui see üks palve, mis läheb tõeliselt usus, siis sellest piisab tegelikult. Sellepärast, et mida me nagu sellises mõttes nagu võimendame, et need jumalale peaksid nagu igast kanalist kuskil minema. Ja sellepärast, ja see on nii, et ja teate, ma ütlen, et kui eespalvetest üldse rääkida, kes saab kõige paremini sul olla eestpaluja? Kas mingisugused võhivõõrad, et saad on palvesoovi Ameerikas, et keegi on vähihaiget, palvetage? Palvetavad kindlasti, eks. Aga niimoodi nad palvetavadki, et keegi on kuskil. Aga tead, kui me kellegi nime ütleme, et kui keegi on haige ja hädas ja kui sina tunned teda ja kui sa teda armastad, küll sa siis palvetad. Ja sellepärast see on niimoodi, et kogudses on samamoodi need palvesoovid, kui vahest ütled nagu nimega, see on nagu löök. Vahest nagu läbi tead, täiega kohe nagu eesmärki nagu selle koha pealt, sest et paljude armastus tegelikult nagu sellel hetkel nagu vallandub. Ja sellepärast aidaku tegelikult meid Jumal, et me ise oskaksime olla armastuses eespalvetajad seal, kus peame olema ja et meie palved oleksid tegelikult need õiged ja siirad Jumala ees. Ja nii, et need apostel Paulus, kui ta ühel päeval, kui seal Damaskuse teel issandaga kohtub, siis Ananiasele öeldakse sedasi, et mine, ta juba palvetab. Sest et vaata, küsimus on selles, et Jumal paneb tähele, kes palvetab. Ja sellepärast on täna ka niimoodi, et ega Jumal näeb täpselt, et kes palvetab ja kes ei palveta. Sellepärast, et osad ootavad, aga osad palvetavad. Ja sellepärast osad on niimoodi, et osad käivad peale, osad on usus issanda ees ja teevad seda. Jumal paneb tegelikult seda väga-väga tähele, sest et vaata, see on väga suur tegelikult usalduse moment, et ka kui me palvetest tuleme Jumal ette ja räägime kõigest. No nii, nüüd on niimoodi, et siia vahele kirjutasin selle rea, vahepeal nagu selle mõtte sain, et oht on minna tegelikult vanaduses kõvaks. Ja see on niimoodi, et vaata 7-aastane kuningas oli üks, ütleme seal Iisraeli ajaloos oli kuningas Joas. Ja tal oli niimoodi, et tal oli selline hea abiline, oli siis see preester Joojada, kes tegelikult oli teda siis nagu seal kogu aeg õpetamas ja aitamas noorest põlvest. Ja nii kaua tegelikult, kui see preester elas, nii kaua oli hästi. Aga siis juhtus nagu see moment, et see on, ma teen lahti teise ajaraamatu ja sealt selle 24. peatüki ja lihtsalt mõned salmid võtame siit, mis selle Joasega siis juhtub. 15 salm, kui Joojada sai vanaks ja elatunuks ja ta suri, surres oli ta 130 aastat vana. No nii, ja nüüd on niimoodi, et enam ei ole seda head nõuandjat sellele kuningale ja pärast Joojada surma 17 salm ütleb, et tulid juuda vürstid ja kummardasid kuningat ja siis kuningas kuulas neid. Ja nad jätsid maha tegelikult issanda. Ja siis on niimoodi, et ta käitub halvasti tegelikult selle Joojada pojaga veel ja ütleme, et kõik need asjad nagu toimuvad nagu sellised, et lihtsalt läks, tegelikult lõpus läks asi käest ära. Ja sellepärast kallid, teate, Jumal on palvete kuulja Jumal. Ja sellepärast, kui sa oled veel praegu selge mõistuse juures, siis palu tegelikult oma lõpu pärast. Et su süda ei läheks kõvaks, et sa rumalaks ei läheks, sest et vaata, see vanaduse lugu on tegelikult on niimoodi, et igasugused pidurid ja asjad tegelikult lähevad maha ja see oma selline tarkus tahab väga nagu esile nagu tõusta, aga absoluutselt
seda ei pea. Vaid nii kui Taavet lõpetab, vaata Taavet lõpetab nii ilusasti, kui ta on juba voodi peal, isegi külm on olla, tead, ja noh, ütleme nii kui Taaveti elu lõpus teame sedasi, et otsitakse talle, et kes teda selle soendaks ja noh, ütleme, mida ta tunnistab ja ütleb sedasi, et aga see Jumal, kes on mind igas asjas on aidanud, aitab mind. Ei ole absoluutselt edasi, et noh, mul tarkus ja kogemus ja küll ma selle asja praegu sel hetkel kuidagi ära lahendan. Ta ütleb, ei, see Jumal, kes on mind terve elu tegelikult kõikjal igas hädas aidanud. Ja see tegelikult on mind aitamas ja see näitab sedasi, et ei ole tegelikult, ei ole absoluutselt ka vanaduse päevades süda ei ole kõva. Noh, absoluutselt, vaata, ta annab ameti üle, ta annab pojale eluajal ameti üle, need on arukordsed juhud, kus tegelikult kuningad annavad üle tegelikult midagi eluajal. Tavaliselt on nii ikkagi tead surm ja siis antakse nagu asju üle. Aga tema annab seda, ta teeb seda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on Taavet ühe niisuguse ilusa südamega. Mis see Taaveti südames oli? Loo mulle Jumal puhas süda, uuenda mu sees kindel vaim. Ära võta minult ära püha vaimu. Vaata, tal oli kogu aeg oli nagu sedapidi selline nagu hool nagu enda pärast. Ja sellepärast, kallid, see on nii tähtis, et tegelikult meie eludes on põhimõtteliselt on see samamoodi väga oluline osa, et meie nagu tegeleksime selle enda poole ja selle puhastamise poolega. Ma usun, et ühel hetkel veel tuleme selle juurde tagasi. Tulen korraks nüüd nagu veel selle Jumala austamise ja teenimise juurde tagasi. Vaata, Jumalat me tegelikult saame austada ja teenida. Noh, me saame suuga, kiidame Jumalat, noh, see siin ka süda ja suu peab olema kooskõlas, eks, siis on sellega hästi. Siis me saame Jumalat austada tegelikult oma ohvritega. See on üsna selline tüüpiline asi, kui me piiblist loeme ja ühesõnaga ütleme õpetuse sõnade raamatus on seda, et me austaksime kõige sellega, mida me saame issanda käest. See on täiesti omal kohal asi. Ja sellepärast on nii, et Jumal ootab alati nagu meie käest ka, et näed, et me ei oleks nagu ka tühja käega, kui me tuleme issandat teenima. Nüüd see austus ja teenimine, need käivad nagu selliselt koos. Kui Gideonile antakse ülesanne, et mine lõhu maha see paljaltar, ehita nüüd see Jumala altar tee korda, aga siis on öeldud sedasi, sa lähed, võtad selle ärjavärsi ja 7-aastase ärja ja sa pead vedama selle sinna mäe otsa ja seal ohverdama. Ja vaata, seal ei saanud sedasi lihtsalt, et kõrvalda see vale asi ära. Noh, meie, ütleme, kuidas me inimeste eludes teeme. Me vahest mõtleme niimoodi, et kui me oma elus valed asjad ära korraldame, et noh, siis ongi hästi. Ei ole hästi. Sinna mäe otsa tuleb ikka see ärk ka vedada ja ärjavärs ka vedada, altar tuleb ehitada. Ja vaata, et sa pead seda uut ka tegema. Meil on vahest on selline umbes niimoodi, et noh, kui ma valet asja ei tee, no siis on korras. Ei ole korras, sa pead õiget asja tegema. Sellepärast, et vaata, see on nagu see osa, mida tegelikult Jumal ootab ja Gideon toob tegelikult rahvale ja pöörde ja õnnistuse tegelikult selle kuulekuse ja selle tegemise kaudu, mida ta tegi. Hommikul ollakse imestunud, kes selle uue altari tegi, kes seal selle ohverdamise tegi, kes need vanad on maha lõhkunud, eks. Et see oli nagu toimunud, siis tegelikult see tõi tegelikult muudatust. Ja sama lugu on Karmeli mäel, kui seal ütleme eile tuleb. Valed asjad, noh, ütleme, tuli maha võtta, need Paali prohvetid ta võttis seal maha ja ehitab Jumalale altari korda ja toob ohvri. Ja see oli kõik tegelikult Jumala juhiste järgi ja need asjad tegelikult siis sellisel moel just toimisid. See Jumal, keda sa lakkamata teenid, see aitab sind. Need olid kuninga sõnad, seal ütleme kõigepealt, et noh, Daniel, et sa Jumalat väga hästi teenisid, aidaku ta sind, kui ta lõvida aukuda ta viskas. Ja Daniel ütleb ka, et see Jumal, keda ma lakkamata teenisin, see nüüd aitas mind ja näed, ma tulen tervena sellest lõvide august välja. Ja kallid, nüüd on see selline, et teeni lakkamata issandat ja siis lõvide august saad näha, et ta aitas. Teate, siin selles ilmas on üks väga suur oht. Siin on väga palju tegelikult selliseid aitajaid on, kes tahavad oma armastust ja abi vahest nagu inimestele kuidagi osutada ja tegelikult otsitakse vahest lihtsameelseid ja usaldavaid inimesi ja tegelikult, et need röövida ja varastada ja vahest on need lihtsalt purjus inimesed ja keda on niimoodi, et keegi kleebib külge ja tegelikult on nii, et kas röövib su kodu või su pangaarved või ütleme, toimuvad need asjad, need on küll ja küll neid lugusid, kus inimesed tegelikult satuvad aga esimesel hetkel on kellegi niisugune nagu hool ja armastus ja tähelepanu ja sammub sulle kohale ja tegelikult sa saad nagu röövitud. Ja sellepärast, kallid, siin tuleb väga tegelikult nagu mõista seda, et siin selle maailma
maailma jumal, selle maailma vürst, tema tegelikult armastab meid röövimise eesmärgil. ta armastab meid tegelikult röövimise eesmärgil, sest et hakka mõtlema seda, et mida saatan on iganes su elus teinud, see lõppkokkuvõttes on olnud sinu röövimine. Sinu tervise röövimine, sinu aja röövimine, no sinu finantside röövimine, no lihtsalt röövimine. Ja ta tuleb tegelikult oma pakkumiste ja asjadega on umbes, et ja noh, inimesed lähevad, et kui see nagu teatud mõttes nagu meelitav ei oleks, no miks inimesed hakkavad alkoholi tarvitama, see on teatud mõttes meelitav, see nagu viib kuskile mõtted ära. Miks inimesed narkotsiga tegelevad, see on nagu teatud mõttes meelitav. See ongi niimoodi, et miks inimesed tegelevad teatud asjadega, meil on vaata üks moment, tead, mis meil on, jumalast loodud asi. Meil on loodud tegelikult sõltuvuse, see lugu on meile loodud. Ja üldiselt on niimoodi, et sõltuvust me loeme halvaks asjaks, kui me ütleme sedasi. Aga kallid, sõltuvus jumalast ei ole halb asi. Ja vaata, meid on loodud tegelikult sõltuvusse jumalast ja vaata, sinna kohta ei tohi mitte keegi teine saada. Aga kurat tahaks mingi muu, kas või hasartmängude sõltuvuse. Üks Vene poliitik hiljuti ütles sedasi, et et just tõi nagu võrdlus, ütles sedasi, et tead, et kui inimene kaotab kasiinos oma esimese 1000, et mida ta siis teeb? No ta paneb järgmise 1000, kuni ta on kõik kaotanud. Ja vaata, see hasart läheb sisse lihtsalt, et ja lihtsalt inimene on niimoodi petetud, ennem ei oska lõpetada, kui oled täiesti paljaks jäänud. Aga kallid, vaata, kui me tuleme Jumala juurde, siis on see niimoodi, et vaata, sellist asja tegelikult ei hakka. Me peame tulema tegelikult usaldades teda, et issand on seda väärt, et me lihtsalt usaldame teda ja saatan aitab, niimoodi. See on riikide aitamisega on täpselt samamoodi on nõnda, et kui seal Juuda kuninga Ahase ajal ta palub tegelikult Assurilt, et aita, ta maksab selle eest. Ütleme, kõik, mis ta teeb, ma ei hakka neid, mida ta ette võtab oma riigist, et ära annab. Selle nimel, et saada sellelt Assurilt sellel hetkel abi. Ühelt teiselt riigilt ta on valmis nagu kõik maksma ja tegema ja ta ei saa sealt abi. See võtab vastu kõik selle asja, tead, et küsi mu käest, kui abi tahad saada. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et jäetakse tegelikult tühja koha peale, sellepärast kallid, ma ütlen, et meil ei tasu ennast tegelikult petta nende valede pakkumistega, jumal ei tee meile valet pakkumist, aga selle maailma vürst teeb seda kogu aeg. Austus ja ülbus, ütleme, et ma ei tea, kas neid päris vastanditeks saab lugeda, aga mingil määral kindlasti. Ja sellepärast on see niimoodi, et austuse puudumise näitab tegelikult ülbus, näitab välja. Ja sellepärast on niimoodi, et kui ollakse ülbe, ütleme Jumala või kuningate või teiste inimeste koha pealt, siis see austusest ju tegelikult juttu ei saagi olla. Ja sellepärast on nii, et see on hea, et kuskilt on nagu seda märgata. Teate, millised inimesed on ohus? Ambitsioonikad inimesed on ohus. Kui sul on mingisugune ambitsioon midagi nagu saada, tahta, siis sind kasutatakse tegelikult ära ja kurat on sind väga valmis tegelikult ära kasutama. Ja kui sul on ahnust, siis arvesta sellega ka, et kurat tarvitab sind ka selle koha pealt väga ära. Sest et sind saab sellega meelitada. Sest et vaata, meie oma imud ja asjad on tegelikult on need. Ütleme, et vahest, kui siin nende presidentide ja nende niisuguseid noorpõlvesid ja lugusid ühte hiljuti nagu vaatasin samamoodi ka. Küll oli tahtmine kuidagi kuskile kõrgele tõusta, on lõpuks see presidendiks, eks. Et ütleme, et aga need, kellel on vaja, ütleme jutumärkides presidenti, et keda kuskile panna. Seda saab ju panna sellist inimest, kes seda nagu just nagu tahab. Ja kui see, kes seda tahab, see teeb ka siis nende teiste tahtmist nii, nagu nemad tahavad sedasi. Peaasi, et ta nagu selle positsiooni kätte saab. Valdavalt, kuidas jumal omadega on. Kas nad väga tahtsid kõik kuskile minna? Ei tahtnud Mooses ja kas Taavet trügis väga oma koha peale? Absoluutselt ei trügi. Ootab rahulikult, ei oota, et millal ma saan. Ei, mina võitut ei puutu, tead, nii kaua kui Saul on, nii kaua ta on. Austab isegi, vaata kallid, ma täna nagu rääkisin sellest juba need Danieli raamatu kaudu, et austada neid, kes austust ei vääri, saad aru? Kes tahavad sulle halba, nii nagu Saul tahtis Taavetele halba ja ta on austavalt tegelikult suhtumas. Ja kui siis on Sauli surm, kes siis hästi leinas? Taavet, ja see ei olnud mitte mingisugune silmakirjalik, et laseme seal neid pisaraid ja endal hea südames meelde, need juhtus, et nüüd on korras see asi. Ei, see ei olnud, Taavet ei olnud selline mees. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie see südame tegelikult selline puhtus ja hoiak on tegelikult niivõrd oluline ja tähtis asi. Ja sellepärast see Taaveti palve, et süda oleks puhas, puhas süda saab niimoodi käituda. Nüüd ma võtan 2. Timoteose 20 ja 21 salmid. Paulus õpetab ka samamoodi seal Timoteuse kirjas, õpetab, kuidas seda südant tuleb puhastada. Ja 2. Timoteose 2.20, jah.
ja siin on siis öeldud niimoodi, et aga suures majas ei ole üksnes kuld ja hõbeasjad, vaid on ka puust ja savist osa auliseks ja osa autuks tarbeks. Kui nüüd keegi ennast puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks ja valmiks igale heale teole. No siin on toodud niisugused astjad ja nende kasutamised ja et osad on need aulised astjad ja osad on niisugused igapäevased, võiks ütelda, osad on need kuld ja hõbe. Ja aga ütleme, tähtis moment on, teate, mis see asja juures oli? Mitte see, et kas kuld ja hõbe, vaid ütleme, see astja puhtus oli tähtis, sest seda tarvitatakse. Ja sellepärast on see nii, et mis sa seal kodus otsid, eks, kui lähed sööma. Otsid ikka puhast asja taldrakut, eks. Et sa otsid ju seda, et sa ei otsi, et mingi mustad, eks, et vana kiht all, et hea siit süüa. Aga absoluutselt, sa otsid kogu aeg, otsid puhast. Ja sellepärast see on nii loomulik. Ja mida lapsem, mis täpp siin on, tead, et see on niisugune, et kui juba vanas ja vanamaa oled, siis on niimoodi, et pesed need nõusid, seal on kõike täppe ei näe, aga see laps näeb, mis täpp sul siin on, tead, et umbes ma seda ei taha, tead, ja siin on, ja sellepärast kallid ja issand tegelikult on hea nägemisega ja sellepärast samamoodi tarvitab neid, kes on puhtad. Ja sellepärast on see nii tähtis, et me tegelikult oleksime puhtad ja et issand meid puhastaks. Ja ära häbene olla see igapäevane, sest neid kuldastjaid ja tarvitatakse harva, eks. Pidupäevadel tuuakse need uhked serviisid välja. Aga see tavaline, mis on peremehele kogu aeg vaja, see on palju parem. Ja sellepärast on see nii, et vaata, see oli üks teine hilisem nagu mõte, mis ma kirja panin sedasi, vaata, Jeesus on patuste sõber. Aga tahtmatu on olla. On patuste sõber. Ära ole variser. Ära ole variser. Jeesus on patuste sõber ja sellepärast ma ütlen, saa sellest õieti sellest asjast aru. Et me ei pea tegelikult, Johannese kiri ütleb, et kui me ütleme, et meil ei ole pattu, mis ta ütleb seda? Te valetate. Ja võib valetada ka. Ma olen õige, mul on kõik hästi. Tead, ei, aga issand on patuste sõber ja sellepärast on, kui sa tahad issandaga sõber olla, siis sa tegelikult pead julgema seda tunnistada, et issand, ma vajan sinu puhastust. Aga puhasta sina mind ja ma olen ise nagu selleks ka valmis. Seda, et see puhastusprotsess käiks ja sellepärast nii see on. Jumala sõna ütleb meile, et olge pühad, nii nagu tema on püha. No Peetrus oma kirjas räägib seda. Hakkame siis Jumala moodi pühadeks. Teate, milline on Jumala pühadus? Jumala pühadus on täiesti loomulik asi. Ta ei näitle, ta ei ole variser, ta on, kes ta on. Meie tahame vahest olla ülipühad. Me tahame olla rohkem tegelikult, mida Jumal meie käest nõuab ja sellepärast meil on niisugune tunne sedasi, et võtta sellega saab nagu lüüa Jumalat ja nagu kuidagi tema ees esineda, et olge pühad, et siis me hakkame nagu tegema väliselt. Jeesus manitses neid varisere ja kirjatundid, väljast te teete, seest olete sellised täiesti teissugused, täis seda rooja, aga praegusel hetkel te püüate väljast oma riietuse ja käitumiste ja asjadega nagu näida. Ja sellepärast kallid, teate, milline on meie loomulik pühadus? See on siis, kui me ei näitle, kui me absoluutselt ei püüa parimad näida, vaid oleme täpselt sellised, kui me täna oleme, täpselt sellised, et me ei püüaks olla. Ja kallid, seda sõna kirjutades, meis kõigis on tegelikult veel seda variseri. Meis kõigis on tegelikult seda naeratust, mis on selleks puhuks, et näida ja on seda naeratust, mis on tõeline tegelikult, mis tuleb välja, aga on need naeratused on ka, kus tegelikult on vaja naeratada, et oleks see keep a smiling peal, et asi oleks korras, aga kallid, tegelikult viskame ära tegelikult kõik selle, mis on nagu selliselt meid ehtimas ja et me tahame ennast kuidagi paremini näidata, sest seda pingutust ei ole vaja. Selles pingutuses tegelikult, ütleme, meie niikuinii väsime ära ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et ega vaata meie ei peta, eriti me ei peta tegelikult oma lähedasi, absoluutselt, ja me ei peta isegi oma töökaaslasi. Ma ütlen, kõige suurem tunnustus on see, kui sind austavad lapsed, kui sind austab abikaasa, väga suur tunnustus. Väga suur tunnustus on see, kui sind austavad töökaaslased, sest nendega oled ka 8 tundi koos, parasjagu jõuad ennast välja näidata, eks. Ja ülejäänud on niimoodi, mis kuskil tänaval ja nurkadel ja koguduses 2 tundi, see on väike asi. Siin suudad olla, me suudame kõik niisugused enam-vähem normaalsed olla, eks. Aga sellepärast kallid, ma ütlen, et aga küsimus on see, et
see ei ole tähtis, mis me siin suudame olla. Sellepärast me elame kogu aeg tegelikult, elame Jumala ees ja sellepärast täna see sõna on nagu selline, et olgu meil austus tegelikult Jumala ees. Sest et muidu me nagu tegeleme tegelikult nagu selle ütleme nagu iseendaga, et ise kuidagi endaga rahul olla, aga tegelikult Jumal peab meiega rahul olema, see on see kõige tähtsam asi. Ja nii ta on, praegu on niimoodi, et eks on oleviku ja tuleviku muresid. Ja võib-olla mõnel on ka mineviku muresid. Ütleme, et kui mineviku pattudega ei ole asi korras, siis on muresid sealt. Kui, ütleme, oleviku mured võivad olla sellised, ütleme, et lihtsalt kardad seda praegu, mis on sündimas ja need sõnumid ja asjad, mis ümberringi on ja mõtled tuleviku peale. Ja ütleme, et inimesed elavad nagu selliselt. Kallid, põhimõtteliselt on nii, mineviku muredega peab hakkama saama. Need tuleb Jeesuse vere alla panna, kui me oma patud tunnistame, siis ta on ustav, ta annab meile andeks, ta puhastab meid kõigest patust ja sellepärast on see niimoodi, et selle asjaga tegelikult tuleb tegelda, seda tuleb teha, kes ennast puhastab. Ja sellepärast on see nii, et see on nagu meie asi, see on tervenemise koha pealt, Jakobus kirjutab seal kirjas, ütleb sedasi, et õigemini see palve suudab palju, meile see meeldib, aga tunnistage üksteisele omad eksimused asjad ja siis tulevad tegelikult tervenemised. No seda ma ütlen, et valdavalt on suhteliselt vähe, kui haigete pärast palvetatakse, mingid patutunnistusi on. Aga ometi piibel sellest väga otseselt selgelt räägib. Ja sellepärast Jeesus tervendab seal, ütleme seal 38 aastat haige olnud, mine ära, enam tee pattu, et sulle halvemat ei juhtuks. Seos haiguse ja selle olukorraga oli täiesti selgelt olemas. Ja sellepärast on see nii, et aga meie ütleme, ei taha ju inimest nagu solvata ja sellepärast on niimoodi kallid ja selleks ütlejaks ei peagi tegelikult meie olema. Selleks on niimoodi, et kui Jumala vaim seda ütleb, siis tegelikult peame seda tegema. Nii et kallid, täna lihtsalt tuletan meelde, meil on üks väga hea advokaadid on üldiselt väga kallid. Ütleme, ja sest kui sa neid tahad palgata ja jääd endale saada, raha nad oskavad kõik võtta, aga kas nendest alati abigi on? Aga kallid, meil on üks hea advokaat ja see on issand Jeesus, kes teeb mineviku asjad korda ja kellele saad usaldada olevikku ja kellele saad usaldada tulevikku ja põhimõtteliselt on niimoodi, et see advokaat on sulle tasuta, aga vaata, mida ta nõuab sellest tänasest jutust, ta nõuab austust. Ja et me tuleksime austusega tema ette. Tema elab ju aina selleks, et meie eest palvetada, meie eest kosta. See on nagu see tema roll. Ja ta seisab üleastujate eest, nagu prohvet Jesaja seda ju ette kuulutas ja juba ammu rääkis ja nii, et kiitus Jumalale, et need täna võime meelde tuletada neid asju. Ja muidugi see moment nüüd, et kuidas meie eludes on, kas õndsad on vaesed? Ja need endsad on need vaimusvaesed just, kas meil on seda vajadust Jumala järgi, eks meil on seda sõltuvust, tuleme nagu korraks selle mõtte juurde nagu tagasi, et kas meil seda on, sest et vaata, nagu seal ütleme Hanna või Maarja kiituslaulus on see, et ta rikkad saadab tühjalt minema. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sa Jumala käest midagi ei saa, ütleme, kui tuled ka Jumala teenistusele, siis tähendab, olid rikas, sest ta saadab rikkad, saadab tühjalt minema. Aga vaesed ta täidab. Ja sellepärast on see niimoodi ja vaata, ja see, ütleme, et ja vahest on see niimoodi, et oodatakse pastorit ja nende käest, et me peaksime need ära täita. Ei pea mina sind täitma, sest et mina võin rääkida, mis rääkida, aga see sõna, mis sulle tuleb issanda käest, see on tegelikult on sulle see sõna, mida sa vajad ja sellepärast on see nii, et ole ikka tegelikult nagu selles vajaja ja vaese rollis Jumala ees, sest nende päralt on tegelikult on taevariik. Ja olgu sul see nälg ja jänu õiguse järele. Ja vaata, üldse on niimoodi, et vaata, kui me usume seda issandat ja ta sõna ja siis on öeldud sedasi, et meie jõudest hakkavad voolama elava või jõed. Ja see vool ei tohi tegelikult absoluutselt nagu peatuda, sest et see on selline, kuidas ütelda, see on loodud selliseks allikasüsteemiks, et ilma ei saa. Ütleme, et praegusel hetkel, meil kõigil enamuses, eks mobiilid on praegusel hetkel. Mida me kõige tihedamini nendega teeme, muudku vaatame ikka, kas on ikka täis ja muudku laeme neid, eks. Ja see nagu võiks ütelda, igapäevane tegevus, peaaegu ütelda, pole vist nii head telefonid meil, et nad mitu päeva käivad, eks. Ja aga muudku aga vaatad seda, et kuidas sellega on. Sest et akud muudku vähenevad ja muudku pead seda jälgima, et nad oleksid täis. Ja eks see vaimulikuse elus on täpselt see sama lugu, et sama lugu, kogu aeg peame olema selle laadijaga ühendatud. Ja siis on meil on hästi. Ja nüüd meie elu juurde meeldib või meeldi, aga meie elu on nii, meie väline inimene vananeb, meie jõud väheneb, ühesõnaga meie mälu kaob, me ei mäleta kõiki asju,
Täpselt on see niimoodi, et lihtsalt pead nagu seda tunnistama, et vahest püüad meelde tuletada mõne inimese nime, kas ma täna suudaksin kõikide nimed ütelda, kes siin saalis on, ma ei tea, eks, et kui hakata ükshaaval ütlema sedasi, sest et no lihtsalt ongi mäluga on tegelikult on tegu selline lugu, eks, et hakkab lihtsalt kaduma, hakkab vähenema, kuulmine väheneb ja nägemine väheneb ja no need on need momendid tegelikult, mida meile siin selles kaduvas maailmas, mis on kaduvuse alla heidetud, on üks loomulik osa, mis meile on antud. Ja selle juures, noh, ütleme nii, nagu Paulus väga selgelt õpetab, sisemine inimene peab tegelikult uuenema päev-päevalt, väline see vananeb, me vahest tahaksime nagu selle vastu nagu tegelikult protestida, aga paraku see tegelikult niimoodi on, et me peame sellega ka leppima. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumalal ei ole vaja tegelikult niivõrd seda meie tugevust. Tal oli Jakobit oli vaja siis, kui ta tegelikult kepinajal oli alles õiges positsioonis, vaata, siis ta saab selle uue nime. Ja kui ta puus oli katki löödud ja ta suhtumised ja asjad juba muutusid, nagu võiks ütelda täitsa. Ja sellepärast, kallid, aidaku meid Jumal, et me ka nagu lepiksime nagu selle momendiga, mis meie juures toimub. Lihtsalt ütlen seda, ma ei tea, kellel seda nagu vaja saanud olen, sellepärast olen selle välja ütelnud, mis on mul endale ka vaja, sest et ise saad täpselt samamoodi aru, et tuleb arvestada sellega, mis on su füüsilises ihus ka. Nüüd on nii, et kui Jumala sõnast ühe mõtte veel ütlen nagu sellise, siin on erinevad sellised, noh, kuidas ütelda, need maailmakorrad ja ütleme, noh, riigid on väga erinevalt oma, ütleme, selle süsteemi üles ehitanud, et on need kapitalistlikud ja sotsialistlikud ja kommunistlikud ja kui neid nimetada ja vassistlikud ja orjanduslikud ja igasugused totalitaarsed ja liberaalsed ja noh, ütleme, igasuguseid võib leida, noh, mis on. Aga nüüd ütelda, kui piiblit loeme, siis mitte ühestki nendest juttu ei ole. Saad aru, mitte ühestki korrast ei juttu. Vaata, piibel on nii universaalne, kas elad kommunistlikus maas või kapitalistlikus või oled seal kuskil mingisuguse, ma ei tea, täiesti imelikus riigis elamas. Aga vaata, see Jumala sõna on kõikidel üks. Vaata, need seadused lähevad nagu alati üle. Jumal ei eelista mitte ühtegi maailmavaadet. Seal on, teate, üks jagamine ainult on, et kas Jumalaga või ilma temata. Ja ükstapuha, noh, ütleme, et mis variant sul seal see riigikorras on, see ei ole niivõrd nagu tähtis, vaid tähtis on see tegelikult, kas Jumalal on kohta või Jumalal kohta ei ole. Ja sellepärast on, ja nii nagu Jumal tõugatakse välja, nii tegelikult tekivad probleemid. Ja sellepärast ja kallid, ja issand teab, et me elame siin selles maailmas, kus on saatana aujärg, ilmutuse raamatu kirjad. Tean, et osad surevad, osad lõpetavad märtritena, issand kirjutab seal sedasi. Tean, et olete valeõpetuste keskel, et on eksitajaid vaime, et on palju neid antikristuse vaime välja läinud ja mis siis Jeesus ütleb, et oma palves, et isa, ma ei palu, et sa neid ära võtaksid, vaid hoia neid kurja eest. Et nad elavadki siin sellises maailmas, me elamegi sellises maailmas. Ja praegu on niimoodi, et isegi selle maailma ajalugu kirjutatakse ringi. Mõtlen, et praegu on niisugune, et meile, kes me oleme vanemad inimesed, meil on see huvitav aeg, et nüüd on üks uus ajalugu tuleb, et noh, ütleme, see, mida meil on, ütleme, omal ajal õpetatud, kui me käisime koolides ja kohtades, nüüd räägitakse sedasi, et ei, see nii ei ole, et nüüd me saime selle tõe teada, et nüüd me hakkame nagu seda asja näitama, kuidas see nagu päriselt on. Ja püütakse kõike näha, püütakse sõda, mis 80 aastat tagasi lõppes näha teistmoodi. Aga kallid olid need tegelikult need koonduslaagrid. No tuletan meelde seda Alfa raamatu, seda lugu, eks. See Poola preester, kes selle ühe surma mõistetu asemele astub ise sinna ritta, eks. Ta ütleb sedasi, üks mees, kes seal öeldi, et keegi põgenes ära vangilaagrist seal, koonduslaagrist ja siis 10 tükki pidid siis minema sinna surmakambrisse. Ja nüüd on niimoodi, üks ütleb, mu naine ja lapsed, et ma ei tahaks seal olla. Üks Poola preester ütleb sedasi, mina võin minna, et mul kedagi ei ole, et ma lähen tema asemele, lubatigi. Ja kiidavad seal Jumalat ja elasid tavalisest kauem, kui need surmamõistetud muidu seal suutsid. Ja ta nagu võtab nagu sellise koha. Ja vaata nüüd seda ajalugu nüüd ringi kirjutada, mida inimesed tegelikult tegid. Seda ajalugu nüüd ringi kirjutada. Vaata need inimesed, kes siin praegusel hetkel, ütleme, kellel on niimoodi, meil oli kunagi noortejuhiks oli koguduses, kelle vanaema noore tüdrukuna seal Klooga koonduslaagrist ära päästeti. Sibi vankris viidi välja. See on täiesti, ütleme, need on täitsa teised lood.
et eks see on noor tüdruk, oled sattunud koonduslaagrisse ja keegi seal, kes seda sibi vedas, viib selle oma vankriga, viib selle ühe noore tüdruku ära ja siis on, ütleme, see järeltulev sugu on lihtsalt selle tõttu on olemas. No kirjuta seda siis ajalugu ringi. No ei saa ju seda ringi kirjutada, see oli lihtsalt, see kõik niimoodi oli. Aga praegu seda tehakse nagu plärts ja plärts, et tõmbame neid ausambaid maha, lõhume seda, et ei olnud midagi, et no pühime jälle midagi nagu kuskilt ära. Seda on kogu aeg püütud nagu sedasi nagu teha, et püüti vabadussõja sambaid maha tõmmata. Taastati neid, no praegusel hetkel need on püsti. No ma ei tea, mitu korda sealt Munamelt seda ära viidi, 2 korda vist võeti ära ja praegu peaks ikka püsti olema, pole ammu käinud seal, eks. Ja sellepärast, kallid, need asjad on tegelikult on siin selles maailmas niimoodi, me elame sellises imelikus maailmas. Meie elu jooksul pööratakse need asju ühele poole ja tegelikult teisele poole. Aga tegelikult on elu on nagu tõeline, et õieti elada selle keskel. Titanic hukkub. Päästepaadis on piiratud arv kohti. Ja kui mõni, kes on issand oma, annab oma koha sellele, kes veel Jumalat ei tunne, vaata, millised teod tegelikult tehti. No mina võin uppuda. Aga tead, kui sul veel elu ei ole issandale antud, siis sa pead veel elama. Nii kaua, et sa seda saaksid teha. Ja sellepärast, kallid, võtta selliselt tegelikult elatakse. Täna ma nagu mõtlen sedasi, et austus, võtta see on austus inimeste vastu, see on austus Jumala ees. Austage kõiki. Ja sellepärast on see niimoodi, et ärme laseme nagu, ütleme, austust kuskile ära röövida meilt Jumala koha pealt, vanemate koha pealt, nii nagu täna vist vanemaid ma enne praegu ei nimetanud, eks, et need abikaasad ja lapsed ja niikuinii nimetasin juba. Ja sellepärast see austus on tegelikult on see südamehoiak, mis ühesõnaga meil peab tegelikult olema. See on selline õige südame positsioon. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et me julgeksime usaldada sedasi, et Jumal kõige selle kurjaga siin selles maailmas teeb niikuinii need asjad korda. No lõpetame siit lugedes 37. laulu. Ja see on nagu selline hea laul selle koha pealt, et me ei ärrituks asjatult. See on nagu selle mõttega üldse Taaveti poolt kirjutatud ja maandame siin ka neid pingeid selle lauluga. Et ära ärrita kurjadest, ära kadestada neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein. Ja nad närtsivad nagu valjas rohi, looda issanda peale, tee head, ela oma maal ja pea ustavust. Ja olgu sul rõõm issandast. 11 salm, alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Õel kavatseb kurja õigele, ta kiristab tema peale hambaid. Issand naerab teda ja ta näeb tema hukatuse päeva tulevat. Õelad paljastavad mõõga ja tõmbavad oma ammu vinna, et kukutada viletsat ja vaest, tappa neid, kes on õigel teel. Kuid nende mõõk läheb nende eneste südamesse, nende ammud murduvad. Õige inimese pisku on parem kui paljude õelate suur varandus, sest õelate käsivarred murduvad, kuid issand toetab õigeid. Issand tunneb laitmatute päevi ja nende päris osa jääb igavesti. Nemad ei jää häbisse kurjal ajal ja näljapäevil on neil küllalt. Sest õelad hukkuvad ja issanda vaenlased on nagu aastade ilu, nad aituvad, suitsuna aituvad. Õel võtab laenuks ega tasu, õige on armuline ja annab. Sest issanda õnnistatud pärivad maa ja tema poolt neetud hävitatakse ära. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et issand jätkuvalt valitseb ja sellepärast on see nii, et andku Jumal meile seda õiget meelsust, kõik oma kohused ära täita, nii Jumala kui inimeste suunal. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Taevane isa, ma tänan sind selle sõna eest, mida sa oled täna andnud. Ja isa, ma tänan sind, et sina oled täna tahtnud meid õieti nagu korrigeerida, et igasugused valed asjad, mis me elus on, kus ei ole austust, kus on ülbus, kadugu need asjad. Isa, me palume samuti, et meil oleks austust sinu koha pealt, oleks kaasinimeste koha pealt. Aita, et me oskaksime oma kohused täita oma perekondades, oma tööülesannetes, oma naabrite keskel, oma riigis kodanikena. Isa, me täname sind, et tohime lihtsalt seda armu paluda. Isa, me palume täna sinu käest jõudu nende kohustuste täitmiseks. Et nii nagu me lugesime sellest Rooma kirjast, kui Paulus ütles, et meil tuleb kõik oma kohused täita. Ja sellepärast, Jumal, me palume, et aita meid. Ja kui täna on niimoodi, et sinu vaimu läbi tegelikult on nagu märguandeid selle koha pealt, kus on nagu puudujääke, siis Jumal, me palume praegu seda, et anna sina see jõud meile teha neid õigeid sammusid ja tegusid, mida on tarvis. Isa, me palume seda, et valed asjad ei oleks röövimas meie aega. Jumal, me palume seda, et kõik see, mis on meie
röövija, et see kaoks meie eludest, et me mõistaksime, mis meid röövib. Mis röövib meie tervist, mis röövib meie aega, mis röövib meie tähelepanu. Jumal, me täname sind, et me võime praegu lihtsalt paluda seda, et meie sõltuvus sinust võiks kasvuda, et me oleksime ühed sellised tõelised, kes me igal päeval alati tegelikult oleme sinust sõltumas ja et alati oleme tegelikult sinu vaimu läbi ühenduses sinuga, et kuulda seda, mida sina, issand, ütled ja mida sina, issand, räägib, et me võiksime selle järgi teha. Sa kiitus ja tänu sulle. Aamen.